Hei armsad, täna ma räägin sellisel teemal, mis puudutab siis just püha seksuaalsust ja võib-olla isegi teadlikku seksuaalsust pigem. Mis on iha ja mis on iharus, mis vahe neil on? Iharus on pigem selline loomalik, algeline ja selline võttev seksuaalsus. Ja iha on selline, mis on nagu pühalik ja ta on alati selline andev, ta annab alati juurde. Tihtipeale inimesed, kes on seksuaalvahekorras, nad isegi ei ole kunagi selle peale vaadanud niimoodi, et kas ma olen võtja või andja. Inimesed on olnud isegi 30-aastastes abieludes niimoodi, et nad on mõlemad võtja pooled. Aga see ei käi BDSM-i maailma või justkui, et kes on domineeriv või kes on allub või see ei ole see teema. See teema on pigem just see, et kas sa lähed südamega andma, pühalikult andma, jagama oma seda suurust, mis sinu sees siin on. Või sa lähed võtma, et sa lähed võtma teise käest, sest sa tahad midagi saada. Ja nüüd on siis see, et vaadake ja mõelge, kas te olete võtjad või andjad või kas teie partner on võtja või andja. Mina olen näinud oma praktikas ja oma elus ja oma töös, et inimesed, kes on andjad, nad alati loovad. Inimesed, kes on alati võtjad, nad on tarbijad. Ehk siis ühiskond läheb alati minu jaoks alati kaheks ka kogu oma, ma ei tea, on see kunstnik keegi, kas ta loob või ta tarbib seda kunsti ainult. Või ta tarbib ühelt poolt, aga samal ajal ka loob. Et vaadake, kuidas teiega lood on, et kas te olete andjad, võtjad või kuidas teie partnerid on. Tänaseks muud midagi olnudki. Tšau!